Matile kutsutakse 32 kilogrammi, 3.5. koht. Nii, lugupeetud maadlushuvilised, oleme taas vaatamas ja jälgimas Maalehe maadlusturniiri, mis sel aastal siis kannab järjekorra numbrit 6. Ja täna oleme siis jälgimas koos medaliheitlust ja finaalkohtumisi mitmeski kehakaalus. Sel aastal oli meil võistlemas rekordarv 110 võistlejat. Neist üks klubi ehk 5 võistlejat oli ka Lätimaalt, nii et tegemist oli jälle ja järjekordselt rahvusvahelise turniiriga. Loodame, et meile liituvad ka siin aastatega Leedu ja Soome maadlejad. Tänavu neil kahjuks ei olnud võimalus siia tulla, aga maadlusturniiri traditsioon jätkub ka aastal 2016. Nii, ja esimene kaal, mida me jälgima hakkame, on siis 32 kilogrammi ja esimeses massis selgub siis pronksmedali võitja paarist Mattias Kõrgessaar, sinises trikoos maadleja, ta esindab maadlusklubi Järva Matimehed ja Patrik Nool esindab Korrus 3. Eile olid poistel kehalised katsed ja kehalise katsete põhjal olid siis need 2 meest. Mattias saavutas 8. koha ja Patrik Nool Korrus 3. oli siis 5 katse põhjal 3. kehakaalus kuni 32 kilogrammi ja poisid siis alustasid joonejooksuga, tegid rippes kätte kõverdusi kordade peale, sillaringe, on maadlejatel traditsiooniline soojendusharjutus, tegid kotiga puusaheidet ja hüppasid paigalt kaugust ja siis vastavalt tulemustele kohapunktidele reastati nad siis järjekorda ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et katsete 2 paremat said kohtuda ainult ja ainult finaalis, aga seekord 3. koha peale on siis maadlemas 8. ja 3. koha mehed. Tuliselt noortele maadlejatele Patrik Nool sooritas kohe puusaheite ja Mattias Kõrgessaar on sillas ja vaatan, kas tal õnnestub tulla sellest ohtlikust olukorrast välja või saab Patrik Nool siit niisuguse kiire ja pealt näha kerge, aga kindlasti seal taga on ikka mitmeid tunde harjutamist. Võidu ja ongi nii, et kohtuniku Ville Kõlas ja tänase päeva esimene pronksmedali võitja on siis Patrik Nool Korrus 3. Finaalkohtumine on kohe tulemas ja finaalis kohtuvad siis nii nagu meil kehalist katsetes ka oli, et esimene ja parim katsete põhjal Juhan Kristjan Palusa nimelast spordiklubist on punases trikoos ja sinise trikooga tuleb Matile Georg Lumila spordiklubist Aaberg, tema oli siis katsete põhjal. Teine, poiste taust on natuke rohkem Kreeka-Rooma-maadlust, aga nad on kaunis sagedased külalised ka meil vabamaadluses ja näete ka esimene rünnak kohe jalgadesse, 2 punkti on käes ja surutakse vastane kohe ohti korda veel 2 punkti juurde ja juba ongi Georg Lumila pandud õlgade peale ning meie turniiri esimene võitja on Juhan Kristjan Palusa nimel spordikoolist ja kehakaaluks on 32 kilogrammi. Järgmine kehakaal, kus me hakkame jälgima noori maadlejaid, on 38 kilogrammi, siin alustas katsetega 8 poissi ja siis meie vaatame nüüd neist 6 maadlust ja esimese pronksmedali maadlevad välja Virgo Usin, kes esindab maadlusklubi Järva Matimehed ja tema on siis punases trikoos. Marko-Martin Tali Korrus 3. on sinises trikoos. Ja kui me vaatame nende eilset päeva, siis Virgo Suun oli katsete põhjal 8, aga näed, maadles ennast välja vähemalt medalivõitluseni ja Marko-Martin Tali oli katsete põhjal 4. Loodame, et see matš tuleb natukene tasavägisem ja saame näha natukene tõelist võitlust ja pinget ka, aga praegu on see pinge olnud meeste sees ja välja on tulnud kohe ja kiiresti ühe võttega.
algus on mõlemad poiste poolt tuline ja tuleb jälle üks puusavõte, puusaheide ja võitjaks ning esimese pronksmedali kehakaalus kuni 38 kilogrammi on Marko-Martin Tali korrus 3-st. Kehalise katsete sooritamisel on poistel ka üks kohustus sooritada heitekotiga nupuvõtet ehk puusaheidet ja see tundub, et tuleb poistel juba päris hästi välja ka oma vastaste peal. Teine pronksmedal mängitakse siis välja, maadletakse välja Samuel Vilipõllu ja Ronald Hoss-Rückenbergi vahel. Mõlemad poisid esindavad maadlusklubi Järva Matimehed. Ja eilse päeva põhjal oli Samuel Vilipõld 7. ning Ronald Hoss-Rückenberg 3. Et kui vaadata kehaliste katsete järgi, siis võiks nagu Ronald Hoss olla natukene parem, aga mitte alati ei tähenda see, et maadlus võidab tugevam. Tähtsam on see, kes suudab ennast nüüd kokku võtta, hirmust jagu saada ning kellel tulevad meelde niisugusel äreval hetkel ka õpitud võtted. Poistel lõppes alles kettel käimise võistlus ja oli ka viktoriin ja poisid on vist natukene hajevil ja ei ole veel saanud ennast ette valmistada matšiks. Loodame, et treenerid tulevad appi ja panevad poistele õiget trikood selga ning saame näha seda 3. koha kohtumist. Noorte poistega juhtub ikka vahetevahel niimoodi, et unustatakse ära, et on tulnud võistlema. Tegemist on nii palju, sõpru on ümberringi ja tuttavaid nii palju, et vahetevahel jääb maadlus natukene tahaplaanile, aga aastatega väärtushinnangud ilmselt muutuvad ja need mehed, kes ikka võistlema tulevad, on ikka tõsised kohe. Kui vaadata trikoo järgi, siis ja siin oli Ronald Hoss-Rückenberg oli punases trikoos meil tulnud mati peale ja saab siis loobumisvõidu. Midagi on juhtunud siis Samuel Vilipõlluga. Kas väike trauma või haigestus või tõesti unustus ära, et ta peab veel maadlema hakkama. Aga finaalkohtumine siis kehakaalus 38 kilogrammi ja loodan, et see kohtumine meil ikka toimub. Ja Matil on siis eilse päeva põhjal õiged mehed. Raimond Uibo, spordiklubi Leo ja tema oli katsete parem ja vastane on tal meie Läti Kulbene klubi esindaja Alans Karusins, kes oli siis 5 katse põhjal teine. Nii et õiged mehed finaalis seekord. Tundub, et mehed on juba kogenumad. Et ei minda kohe otse võttes, vaid valmistada natukene vastast ette. Praegu teisialgu käimis on tõsine luure ja kergesti ei anta siin ühtegi punkti oma vastasele. Selles kohtumises ma arvan, me näeme juba niisugust küpsemat maadlust. Kus võitja võib-olla ühe võttega veel ei selgu, nii nagu siin meil kergemates kaaludes oli, et kui vastane suutis puusaheite sooritada, siis oli kohe võit käes. Kohtunik leidis, et poisid on natukene maadluse jaoks passiivsed, et mängivad maadlust vist või läks asi väga tuliseks seal, aga igatahes mitte korraks sekkuma. Raimond Uibo on praegult tugevalt ründamas ja tuli ilus heide, mille eest kohtunik andis talle 4 punkti. Ja spordiklubi Leo esindaja on juhtimas seda kohtumist. Veel 2 punkti lisatakse juurde ja seis on juba 6-0. Tuletan veel meelde, et selleks, et saada puhast ehk ülekaalukat võitu, peab see punktide vahe olema võistlejatel 10 punkti. 6-0 on praegult
Raimond Uibo juhtimas ja vastane Läti poiss Alans Karusins on ohtlikku olukorda viidud, aga Läti poisil on ka sisu ja tuli sellest raskest seisust välja, kohtunik vilistab võistlejad püsti ja maadlus järgneb nüüd siis püsti asendist. 6-0 juhib siis Pärnu noormees ja jätkab ründamist. Meeste maadlus on tihti niimoodi, et kui juba eduseis on suur, nagu praegu 6 punkti, siis läheb natukene passimiseks, aga selles eas on poisid vahetumad ja valmis võitlema iga punkti eest ka siis, kui olukord on juba praktiliselt lahendatud. Ja siit tuli 4 punkti veel juurde ning ka seljavõit ja Raimond Uibo spordiklubist Leo on Maalehe 6. maantiri võitja kehakaalus kuni 38 kilogrammi. Ilusti maadeldud võitmatš. Järgmine kehakaal, kus me näeme siis maadlust, on 42 kilogrammi. Selles kehakaalus alustas maadlust 7 poissi ja 3. koha selgitavad omavahel siis Penno Pall spordiklubist Nipi, kes on siis punases trikoos, ja Olavi Laisaar spordiklubist Tapa sinises trikoos. Kehaliste katsete põhjal oli Penno Pall 2. ja Olavi Laisaar 4. Nii et võib-olla Penno oli mõtetes ikkagi, et saab täna maadelda finaalis, aga ju siis oli midagi selle ees, mis ei lasknud tal seda täisvõitu nautida. Penno Pall on juba aastaid olnud meie kõige nooremate maadlejate hulgas üks paremaid Eestis. Ta on meil noorte seeriavõistluse nullstabiks mitmekordne võitja ja stabiilne maadluspoiss. Olavi Laisaar on rohkem nagu Kreeka-Rooma taustaga poiss, aga noorte maadlejate juures on määravaks ikkagi see, et poisid oleksid julged ja tõsised ja tahaksid kindlasti võita. Nii, ja esimesed 2 punkti sai Penno Pall ja läks kohtumist juhtima. Maadlus jätkub püsti ja Põltsamaa noormehe juhtimisel 2-0. Teades Tapa poisse, kes on võitlejad, siis sellega see asi kindlasti ei lõpe ja Olavi on valmis kaotatud tagasi tegema. Hetkel võib-olla ta tunneb ennast natukene ebakindlamalt, sest et tema maadlus on ikkagi püsti Kreeka-Rooma maadlus ilma aareteta jalgadest. Penno Pall, kui ründab jalgu rohkem, siis on tema võimalused võita seda kohtumist natukene suuremad. Ja oligi, Penno proovis minna alla jalgadesse, aga Olavi kaitses ilusti käega ära ja nüüd on juba Pennol natuke raskusi kaitsmisega. See on nüüd esimene kohtumine, kus siis on näha, et mõlemad mehed on matšiks valmistunud ja mõlematel meestel on natukene rohkem kogemusi kui eelmistel maadlejatel, et nad on sarnastel ja isegi tugevamatel turniiridel osalenud ja on saanud ka päris korralikke võite erinevate riikide vastaste üle, nii et tegemist on küll noorte, aga selle vanuse suhteliselt kogenud maadlusmeestega. Ja esimene poolaeg lõppes siis seisul 2-0 Penno Palli juhtimisel, aga selle poolaja lõpp oli Penno juba natukene rohkem kaitsmas, aga seis on 3-0, et 1 punkti ma olen siit kuskilt maha maganud, kas siis oli üks väljaminek oli see, mis minul jäi nagu fikseerimata. 3-0 on tänapäeva maadlusest nii õrnõhukke edu, et üks ilus võte püstiasendist ja selle hinnatakse kohe 4 punktiga ja ongi juba juhtimas vastane, nii et tähelepanu peab olema kogu aeg suunatud ainult ja ainult maadlusele. Ja tundub, et treeneril on õpetust on jaganud siin väikse puhkuse ja Penno enam nii passiivne ei ole, kui ta lõpetas seda
esimest poolaega. Aga ongi nii, nagu ma ütlesin, et Olavi Laisaar sooritas käevareite ja seis on juba 4-3 Tapa noormehe kasuks. No kaitses küll tegi siin natuke valet Aaret kaitseks, aga Olavi ei kasutanud seda heite soorituseks ära ning seis 4-3 juhib kohtumist siis Olavi Laisaar kui Tapat. Nüüd on Benno sunnitud ründama. Napilt, aga siiski võtte lõpuni sooritatud ei saanud ja seis on ikka 3-4 Põltsamaa noormehe poolt vaadates. Ja nüüd juba kogenud maadlusmehena on Olavi Laisaar rohkem tähelepanu pööranud kaitsele ja Bennol on nüüd natuke juba raske leida seda oma võimalust, et vastase käest vähemalt 2 punkti kätte saada, et ligi korral on ikkagi võitja Olavi Laisaar. Aga juhtub ikka vahetevahel niimoodi, et kui lähed riskima, võid vahele jääda ja Olavi Laisaar püüdis kinni Benno palli ja teenisid veel 2 punkti juurde, nii et 6-3 on Tapa noormees kohtumist juhtimas. Nüüd on vaja Bennol kindlasti riskida, sest ainult üks korralik võte püstiasendist viib ta juhtima. See on juba nii nagu päris tõsiste meeste maadlus. Tundub, et Benno on natukene läinud krampi oma mõtetega ja ainult ühes suunas ründamas ja Olavi on tunnetanud ära Benno liikumise ning suudab kõik need rünnakud tõrjuda. Ei näe küll täpselt aega, aga minust oli lõpuni jäänud ainult 10 sekundit ja praegu juhtimas siis Olavi Laisaar tulema 6-3. Nii, ja kõlaski siis lõpuüle ning kehakaalus kuni 42 kilogrammi võitis pronksmedali Olavi Laisaar Tapalt. Nii, ja finaalkohtumine kehakaalus 42 kilogrammi. Tuletan meelde, et 7 võistlejat oli selles kehakaalus maadlemas ja finaali jõud siis Hanno Käärik, Põlva Lapite esindaja, kes maadleb siis punases trikoos, ja Kalle Laisaar spordiklubist Tapa, kes maadleb siis sinises trikoos. Ja eilse päeva põhjal oli siis niimoodi, et Hanno Käärik võitis kehalised katsed ja Kalle Laisaar oli 3. Nii et tegelikult on võrdsed mehed ja siis nüüd siin siis võitja selgub või võitjaks on see, kes siis suudab täna olla parim, kellel tulevad välja need võtted, mida ta on treeningutel rohkem harjutanud ja kelle närv peab ka vastu, sest finaalkohtumine on ikkagi midagi muud kui võistelda kuskil eelringis, sest siin on mängus kas võit või tegelikult teine koht on ka ju tore koht, aga millegi pärast ütlevad suured mehed niimoodi, et kuldmedal, hõbemedal kaotatakse ja pronksmedal võidetakse, aga Hanno Käärik sooritas ilusa heite püstiasendist ja ma küll tablood ei näe, aga minu arust peaks 4-0 juhtimas olema ja veel teenib ta 2 punkti juurde ja 6-0 ja siit tuli veel seljavõit ning kehakaalus kuni 42 kilogrammi läheb võit Põlvasse ja võitja on Hanno Käärik. Tubli Hanno. Järgmine kehakaal, kus me hakkame vaatama poiste maadlust, on 54 kilogrammi. Ka siin oli alustamas 7 poissi. 54 kilogrammi, jah. Ja pronksmedalisi liitavad omavahel Erko Lilletai maadlusklubist Järva Matimehed, kes on siis punases trikoos, ja Kristjan Lustus, Viljandi tuleviku esindaja. Erko Lilletai oli katsetade põhjal 7, ju siis tal ei tulnud eile kõik asjad välja. Kristjan Lustus oli stabiilsem ja tema oli katsete põhjal 3. Kui vaadata siis nüüd füüsiliste näitajate poolest, siis Kristjan Lustus peaks olema füüsiliselt tugevam, aga maadluses alati ei võida see, kellel on jõudu palju, vaid võidab see, kes on osavam, julgem. Esimesed 2 punkti lähevad Erko Lilletaile. Ja 2-0 on siis Järvamaa noormees seda kohtumist juhtimas.
mängus on pronksmedal. Aga esimesed punktid teenib tagasi Kristjan Lustus ja kohtumise seis on 1-2 peaks olema minu arvestuste järgi. Aga alati minu ja kohtunike arvamus ei lähe kokku, nii et õigus jääb siiski kohtunike poole peale. Vaatuspildi järgi tundub, et natukene on praegu aktiivsem Erko Lilletai, kuid üks väike valearvestus kehaasendiga ja Kristjan Lustus on vastase silja taga ning teenib 2 punkti juurde, 3 ja nüüd teenib veel 2 punkti ülevedamise eest, et seis peaks olema nüüd siis 5-2, aga kohe me näeme ka tabloo pealt, kas mul on õigus. Aga Kristjan Lustus on tahtmist täis, pronksmedal väikemaajast viia ära Mustlasse, aga ma loodan, et Erko Lilletai ära matimeeste esindajana ei ole veel püssipõõdasse visanud ja valmis veel võitlema. Nii, siin kavaldas nüüd Kristjan Lustus Järvamaa mehe üle ja viis ta viimasel hetkel maadlusringist välja ja teenis juurde veel 1 punkti. 6-2 on juhtimas siis Kristjan Lustus seda kohtumist, kus selgub pronksmedali võitja kehakaalus kuni 54 kilogrammi. Veel 2 punkti tuleb juurde Kristjan Lustusele ja kindlalt juhib nüüd täna juba selles kohtumises Kristjan Lustus. Nii, siit kõlab nüüd jalgade rist, kas ta õnnestub ka siit 2 punkti ja tulevad veel 2 punkti juurde. Et Kristjan Lustus on seda kohtumist täielikult domineerimas. Erko peab ennast tõsiselt kokku võtma, et esiteks aktiivsus kätte saada ja teiseks hakata ise siis ründama ja kaotatud tasa tegema. Sest kui üks mees on juba nii kõvasti hoos, nagu praegu on Kristjan, siis ta pidurdada on kaunis raskem. Ja esimene poolaeg on sellega lõppenud, kui me näeksime nüüd seisu ära. Nii. Erko Lilletai treener Taavi Tikerpalu jagab veel lõpetussõnu. Taavi on meil stasikas maadleja ja tuli treener. Taavi on aastal 2014 teinud Eestimaal natukene ajalugu, võitis Eesti meistrivõistlustel Kreeka-Rooma ja vabamaadlus kuldmedalini, et neid mehi on suhteliselt vähe, kes ühel aastal suudavad niisugust korda saata. Ja Erko on kohe ründamas, ju siis treeneri sõnad läksid hinge või läksid õige koha peale. Kui korraks näeks nüüd tablood ka ära, et mis on see seis praegu, punktiseis, aga ma tean seda, et minu arvestuse järgi peaks Kristjan Lustus olema seda kohtumist päris kindlalt juhtimas ja siit tuleb veel 2 punkti juurde ja 12-2 ning see tähendab seda, et Kristjan Lustus on saanud selles kohtumises ülekaaluka võidu ning võitnud pronksmedali kehakaalus kuni 54 kilogrammi. Samas kehakaalus ja finaalkohtumiseks tulevad siis Matile 2 meest, kes olid ka eilsete kehaliste katsete põhjal parimat. Silver Rump spordiklubist Nippi, kes oli siis parim, ja Kaimar Rasu, Viljandi tuleviku esindaja, kes oli teine katsete põhjal. Saab olema siis vähemalt füüsiliste näitajate ehk jõupunäitajate poolest võrdsed mehed. Kuidas asi tegelikult välja kukub, selgub kohe lähema 4 minuti jooksul, sest maadlus kestab meil 2 minutit ja 2 minutit, 2 pool aega. Nii, ja esimesed 2 punkti teenis Kaimar Rasu ja läks kohtumist siis 2-0 juhtima. Nii palju veel teadmiseks, et punkte saab vabamaadluses kas 1, 2 või 4. 1 punkti äärliselt on väljalükkamised ringist. Ja siit tuleb veel 4 punkti juurde Kaimar Rasule ja kohtumist on juhtimist juba 6-0 ja vastane on väga raskes ja ohtlikus olukorras, et kui sealt on nüüd välja tuleb, seda on tõsine ja tugev töömees. Aga ei, ja seekord ongi niimoodi, et finaali võitis Kaimar Rasu ning tuli meie Maalehe turniiri võitjaks kehakaalus kuni 54 kilogrammi. Kuigi ta kehalise katsetel oli teine ja jäi Silver Rumpile alla, aga tõesti on nii, et
alati ei ole määravaks mitte jõud, vaid ikkagi osavus, julgus, tehniline arsenal. Nii, ja järgmine kehakaal, kus me hakkame jälgima kohtumisi, on siis 58 kilogrammi ja siin alustas 8 poissi maadlemist ja kolmanda koha peale tulevad mehed, kes katsete põhjal olid vastavalt 8. ja 7. Punases trikoos tuleb maadlema siis Kennet Künnapuu, maadlusklubist Järva-Mati mehed ning sinises trikoos on Romel Seeman Väike-Maarjast. Väike-Maarja, oma noormees, hakkab võitlema pronksmedalile ja loodame, et ta toob siis kodus võidu ära. Ja Romel Seeman läkski kohtumist 2-0 juhtima. Nii, seekord lisandus veel 2 punkti ja 4-0 on siis Romel Seeman kohtumist juhtimas. Ma siit ei näinud, aga ilmselt seda võtet tehniliselt nii heaks ei hinnatud, et siit vist juurde 4-0 on juhtimas, jah, Romel Seeman seda kohtumist ja lähedal pronksmedali võidule veel 2 punkti lisandub ja 6-0, see on juba väga tõsine rünnakute kaskaad, mis on tulnud nüüd Romeli poolt, aga ilmselt koduseinad teda aitavad, kuigi Kennet Künnapuu Järva mehena ei ole mitte kaugelt pärit, aga ju ta siis ei olnud nii hästi selleks kohtumiseks valmistunud. Veel 2 punkti ja 8-0 on juhtimas juba Romel Seeman ja selleks, et saada kätte seda healdatud medalit, peab ta veel teenima 2 punkti juurde ja 10-0 on juba ja kas nüüd kohtunik andis vile püstimaadluseks jätkamiseks või hindas ühte võtet 2 punkti väärselt ja nii ongi, et 10-0 ja ülekaalukas võit ning kolmas koht kehakaalus kuni 58 kilogrammi kuulub Väike-Maarja maadluspoisile Romel Seemanile. Finaalkohtumine ja nii nagu eelmises kaalukategoorias, ka siin on 2 parimat meest kehaliste katsete põhjal finaalis. Katsete võitja Marek Kütt punases trikoos spordiglubi Snipi ja katsete paremuselt teine Andris Pent Väike-Maarjast sinises trikoos. Ja jälle on siis kohalik noormees maadlemas. Kas ka temal õnnestub võit koju jätta või Marek Kütt, kes on juba aastaid olnud väga-väga tugev ja tõsine maadluspoiss, suudab Põltsamaale viia esikoha kehakaalus kuni 58 kilogrammi. Kohtunik esimesed 2 punkti annab ära Marek Kütile ja Marek Kütt läheb kohtumist juhtima ning kohtunik nägi hindas viidi vastane ohtlik olukorda 2 korda niimoodi viidud ja tähendab seis on 6-0. Marek Kütt on alustanud väga julgelt ja tugevalt seda kohtumist. See ongi noorte ja täiskasvanud meeste vahe selles, et siin alustatakse maadlust tunduvalt kiiremini, seda luuret on tunduvalt vähem ja selle võrra tuleb ka rohkem ette eksimusi, aga pealtvaatajate jaoks on see maadlus tunduvalt meeleolukam ja jälgitavam kui niisugune tõsine pusimine. Ja ongi 10 punkti teeninud ära Marek Kütt ning sellega ülekaalukas võit finaalis ja esikoht kehakaalus kuni 58 kilogrammi läheb siis Põltsamaale ja võitja Marek Kütt spordiklubist Nipi. Nii, ja vastased ja mehed lähevad Matil järjest suuremaks. Kehakaal kuni 76 kilogrammi. Ja siin me näeme siis 2 pronksmedali kohtumist. Esimeses kohtumises on omavahel koos siis Rikko Tanning spordiklubist Rakvere. Tema on punases trikoos ja Rikko oli kehaliste katsete põhjal 9. Tema vastane Kevin Aas Viljandi tulevikust on siis sinises trikoos ja tema oli eilse päeva põhjal 4. mees. Rikko Tanning on rohkem tegelenud Kreeka-Rooma maadlusega, Kevin Aas, Viljandi noormees, on läbi ja lõhki vabamaadluse esindaja. Nii et siin, kui nüüd mehed kasutavad oma eeliseid ära, siis Kevin Aas peaks olema see, kes ründab vastase jalgu, kas ta läheb siis 1 või 2 jalga või võtted, mis on sooritatud jalgadest, siis
siis Rico Tanning selleks, et oma elu natuke kergemaks teha, peaks siis olema natuke rohkem püstimaadluses ja kui ta suudab vastase käed ära siduda ja rohkem vastast püsti ajada ja teha ülealtvõtteid, siis puuseheited, käevarreide, ülerinnaheide, siis on tal võimalusi medalivõiduks tunduvalt rohkem. Aga kohe selgub see, et kumb siis oma tahtmised ja taktika peale surub. Kevin Haas vaatab madalamalt ja kohe esimene rünnak jalgadesse õnnestus ning siit kas kohtunik hindas seda võtet nüüd 2 või 4 punkti vääriseks ikka kahjuks ei näe, aga korra käis nagu Rico Tanning ohtlikus olukorras ära, et oleks võinud anda ka 4 punkti, aga kohe me näeme ilmselt tabloo pealt, kas siis seis on ja ongi 4-0, nii ongi kohtunik hinnanud seda võtet ja nagu arvata oligi, Kevin Haas on ründamas vastase jalgu ja teenib veel 2 punkti juurde, need 6-0 on ta seda kohtumist juhtimas, siit tuleb veel jalgade ristist 2 punkti lisa ja seekord ei õnnestunud Rico kaitses selle liigutus ära, 8-0 on juba Kevin juhtimas, nii et 2 punkti veel ja matšivõit ning pronksmedal on Kevinil siis käes, aga ega see asi nii lihtsalt ka ei tule, et Rico, ma arvan, et võtab ennast kokku ja on valmis näitama, et ta ei ole mitte nii nõrkmaadleja, nagu praegu see seis näitab, aga ei, kahjuks ei anta tal seda võimalust täna ja siit teenib veel 2 punkti Kevin Haas juurde ja võidab ülekaalukalt kohtumise ning esimese pronksmedali kehakaalus kuni 76 kilogrammi. Kevin Haas on Viljandi maakonna Võhma poiss, kes on nüüd aastaid olnud maadluse juures ja tõsine harjutaja poiss. Ja teine pronksmedal läheb siis väljamaadlemisele Ludvig Kinsigi ja Rudolf Pragi vahel. Mõlemad on Põlva Lapiti maadlejad, Ludvig Kinsigi on siis punases trikoos ja Rudolf Pragi sinises trikoos. Mõlemad poisid olid siis, see läheb nüüd nii kiiresti, et Ludvig Kinsigi tegi kohe äkkrünnaku ning esimesed 4 punkti olid tal väga kiiresti kohe käes. Ludvig oli kehaliste katsete põhjal 5 ja Rudolf Pragi oli 8, nii et väike vahe on siin olemas. Aga nüüd ma vaatasin korraks oma pabereid ja kas nüüd Rudolf Pragi teenis 2 punkti sealt või ei teeninud kohe, kui me näeme tablood, siis saame ka selgust, milline on hetke seis. 2-6 juhib kohtumist, et Ludvig Kinsigi. Aga Rudolf Pragi on võitlemees ja veel teenib 2 punkti tagasi, nii et 4-6 on juba seis. Et esimesest ehmatusest sai Rudolf Pragi üle ja nüüd tuleb juba tõsine töö. Ja siit peaks tulema veel 2 punkti lisa, kui nüüd kohtunik seda hindab 2 punkti vääriliselt. Ja seis on 6-6 ja ütleme nii, et võistlus algab päris mitte nullist, sest et maadluses ainult 0-0 seisus on viik. Kõik ülejäänud annavad võimaluse kohtunikul võitjad selgitada. Aga Ludvig Kinsigi ei ole veel kaotanud ja läks seda kohtumist 8-6 juhtima. Tundub, et poisid on ühe klubi mehed ja ilmselt harjutavad ka koos, et tunnevad teineteist päris hästi ja on valmis siis kordamööda kas võtteid tegema. Aga Ludvig Kinsigi teenib veel 2 punkti ja veel tuleb 2 juurde. Ja seis peaks olema nüüd juba 12-6. Ludvig Kinsigi kasuks. Ja nii ta ongi. Kohtuniku lauas saame kinnitust selle kohta, et me oleme oma punkte lugenud päriselt. Ja veel tuleb 4 punkti juurde Ludvigile ja vastane on ka pandud Selili ja võitja, pronksmedali võitja kehakaalus kuni 76 kilogrammi ja Ludvig Kinsiga, vabandust, ja mitte Kinsiga, vaid Kinsiga, Põlva Lapiti esindaja. Ja kehakaalus kuni 76 kilogrammi finaalkohtumiseks tulevad meile matile siis võistleja punases trikoos Randel Uibo spordiklubi Leo esindaja ning Harri Lutsius maadlusklubist Järva Matimehed ja tema on seljas sinine trikoo. Eilse päeva põhjal oli Randel Uibo kindel katsete võitja ja Harri Lutsius oli selles pingereas 3. Nii et Randel Uibo on meil tõsine maadluspoiss, ta on
aastaid olnud juba, ütleme, normaalne paremike hulgas. Tõsine poiss. Randel hakkas kohe dikteerima oma maadlust, et liigub lühikeste tõsiste sammudega vastase poole ja esimesed 2 punkti on ta juba teeninud ja kohtumist juhtimist veel tuleb 2 punkti juurde, 4-6-0 on kohtumine, siis 8-0 ja vaata, kui kiiresti läheb, see nüüd 10-0. Ja nii kiiresti läheb siis finaalis meeste hulgas väga harva, aga noortes juhtub ikka, et ilmse ülekaaluga võitis selle kohtumise ja esikoha kehakaalus kui 76 kilogrammi. Randel Uibo spordiklubist Leo. Nii, ja tänase maadluspäeva viimased kohtumised on siis ja maadlusmait on tüdrukute päralt. Selles kehakaalus alustas maadlust 16 tüdrukut, see oli meie võistluse kõige tihedam ja suurem kaal. Ja esimese pronksmedali siis maadlevad või selgitavad omavahel Liina Tähna spordiklubist Nipi, tema on siis punases trikoos ja tema saavutas kehaliste katsete põhjal 4. tulemuse ja tema vastane Alina Aitipova, Läti neiu, oli kehaliste katsete parim. Et vaatame, kas siis Alina füüsilised näitajad on määravaks, et võita kohtumine või on Liina Tähnas Põltsamaa neiu, see, kes suudab oma paremuse maksma panna ning pronksmedali siit Jõgevamaale viia. Hetkel on aktiivsem Läti neiu. Liina on kavaldamas natuke maadlust ja esimene rünnak jalgadesse ei õnnestunud lõpuni viia. Nii, aga nüüd Läti neiu natukene riskis ja Liina Tähnas kasutas selle ära ning läks 2-0 kohtumist juhtima. Nii, nüüd ta suutis viia ka vastase veel ohtlikku olukorda ja seis on juba 4-0 ja Alina Aitipoval on raskusi, et ohtlikust olukorrast välja tulla. Aga nähes tema sooritusi kehaliste katsete aegsid ja see tüdruk on võitleja tüdruk ja ega ta veel nii kergesti alla ei anna. Hetkel suudab Liina Tähna vastast hoida ohtlikus olukorras, kohtunikul ei ole õigust sel hetkel ka matši peatada, sest et siin võib ründaja pool suruda vastase õlgadele, aga kui ta nüüd ohtlikus olukorras välja tuleb, siis ilmselt kohtunik jätkab maadlust püsti asendis. Nii. Ja 1 punkti teenib Aivamandust siiski ei suutnud ära fikseerida olukorda, tahtsin juba natuke kiirustada, aga ei. Läti neiu viib Liina Tähnase ohtlikku olukorda ja teenib 2 punkti ning tasuks veel ka seljavõidu ja pronksmedal läheb ära Läti ja selle võidab kehakaalus või jah, ütleme see neidude absoluutkaalus Alina Antipova Kulmene spordiklubist. Teise pronksmedali maadlevad välja oma vahel siis Mari-Li Maasen Joonas Kotkase-nimelest spordiklubist, tema maadleb siis punases trikoos ja vastane on Viktoria Vesso, esitab Eesti Maaülikooli spordiklubi ja tema maadleb sinises trikoos. Kehaliste katsete põhjal oli Mari-Li Maasen 5. ja Viktoria Vesso oli Alina Aitipova järel 2. Nii et tegelikult peaks olema enam-vähem füüsiliste näitajate poolest võrdsete tüdrukute maadlus. Aga ma tean, et Viktoria Vesso on väga võitleja neiu ja ta on alati valmis ükskõik kellega maadlema võidu peale, et pisikese tüdrukus peal ma seda võist teil jälgida ja siin kui ta päris väikestes kehakaalus on ka poisid ja tüdrukud omavahel maadlevad ja esimesed 4 punkti teenibki ära Viktoria
Vesso ja läheb kohtumist juhtima. Nii, nüüd viib veel vastase ohtlik olukorda ja on seis juba 6-0 minu arvestuse järgi ja kui me vaatame tabloost veel pärast tabloot üle, siis leiame ka kinnitus selle kohta. Veel tuleb 2 punkti juurde, 8-0 on Viktoria Vesso kohtumist juhtimas ja siit tuleb ka seljavõit ning pronksmedal läheb ära siis Tartusse. Võitjaks on Viktoria Vesso, Eesti Maaülikooli spordiklubi esindaja. Ning finaalis neidud absoluutkaalus on Erika Treimann spordiklublist Rakvere ja Liis Järvemägi Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubist. Ja kui me vaatame nüüd kehalised katseid, siis katsete põhjal oli Erika Treimann alles 13. 16 võistleja hulgas ja Liis Järvemägi 3. Et kui võtta selle katsed aluseks, siis Erika Treimanni koht ei oleks mitte olnud finaalis, aga tundub, et tegemist on tüdrukuga, kes kõik oma paremad ja vajalikumad näitajad maadleja jaoks on toonud matsides välja ja võib-olla ka natuke üllatanud endast, üllatanud tema oma treenerit. Ja finaalkohtumine algas siis. Erika Treimann on esialgu ründav pool. Aga siin on vist tegemist juba natukene kogenumad maadlejatega, kes juba valmistavad veidikene rohkem oma võtteid ette ja mitte ründa päris niimoodi, nagu meie noored esimees. Aga ei, siit tuli ilus maadlejate keeles veskivõtte ja Liis Järvemägi läks seda kohtumist 4-0 juhtima. Erika Treimann ründab jalgadest, aga jätab natukene hooletusse oma keha ja siit tuleb nüüd kuidas kohtun kindlasti, kas 2 või 4 punkti juurde ja sellest ohtlikus olukorras suudab Liis Järvemägi vastase seljatada ja võit ning esikoht neidud absoluutkaalus läheb Liis Järvemägile, kes esindab Tartu Ülikooli Akadeemilist spordiklubi. Sellega on siis meie maadusosa täna lõppenud ja ees ootab parimate autastamine. Maadlejate jaoks kohtume siis aasta pärast jälle, kus toimub järgmine Maalehe maadlusturniir selgub lähema paari kuu jooksul, kui meie Maaspordikeskus Sihtasutus ja Maadlusklubi Järvamati mehed oma põhipartneri Maalehega kokku lepib. Kõik head!
aitäh orkestrile! Kohe-kohe on Maalehe 6. maadlusturniir saamas ajalooks, et võistlus korralikult ja pidulikult lõpetada. Anname sõna Väike-Maarja vallavanemale, härra Indrek Keskkülale. Aitäh, head maadlussõbrad! Tore on näha, et 6. Maalehe maadlusturniir on jõudnud siia Väike-Maarjasse ja meil oli au siis võõrustada nii tublisid noori sportlasi, näha eile, kuidas te suutsite kehalises katsetes läbida ja täna siis siin maadluses ootate juba parimatena oma medaleid. Aga Väike-Maarja kohta siis tore on ju, et maadlus siin au sees on tänu meie tublile maadlustreenerile Lembit Kalterile ja kindlasti aplaus talle. Et on ta olnud meil siin aasta treener, aasta tegija, nii et see pisik on täna kestmas, aga selle pisik on ju siia toonud Georg Luuri, kes loodan meie kõikide abiga saab ka 2016 uhke monumendi kõige auväärsemas kohas Väike-Maarja keskväljakul. Nii et kõigile maadlussõpradele samaväärseid kordaminekuid nagu eile Pariisis. Hea tiim on teil, ma nägin väga tugevat korraldustiimi ja ma loodan, et Maalehe turniir tähistab nii 10., 20. kui 100. turniiri. Jõudu ja aitäh kõigile! Sõna lõpetamiseks on Riigikogu liikmel härra Valdo Randperel. Aitäh! Head maadlejad, treenerid, lapsevanemad, muidu publik, maadlussõbrad. Mul on väga hea meel, et mind täna kutsuti siia autasustamisele osalemisele ja ma ei saa nüüd öelda küll, et ma ise oleksin väga suur maadleja. Ma vaatan teie suurust ja kehakaalu ja ma usun, et mõnest ma teist võib-olla saaksin veel jagu, aga mul on väga hea meel ja ma olen väga südamega selle asja juures, et noored teeksid sporti. Ükskõik, mis sport siis on. Mina ise mängin palju tennist, teie maadlete, minu meelest on see ühine nimetaja on see, et me sisustame oma vaba aega ühe mõistliku tegevusega. Kas teist saavad kellestki maailmameistrid, kas teist tuleb keegi uus Georg Luuri, seda ma ei tea, see ei ole ka tähtis. Tähtis on see, et te teete midagi mõistlikku, te teete midagi, mis on teile kasulik ja te teete midagi, millest võib-olla me kõik saame kunagi rõõmu tunda. Ja samas ma pean muidugi ütlema, et ma vaatan siin, kui kohalik omavalitsus suudab panna sellise spordihoone ülesse, korraldada siin turniire, korraldada noorte sporti, siis minu jaoks on see märk sellest, et tegemist on ühe hea omavalitsusega. Ja ma loodan ja ma tahaks, et Eesti oleks täis selliseid omavalitsusi. Aitäh teile ja edu teie sportimises! Ja nüüd alustame siis maadlusturniiri parimate autasustamisega. Kõigepealt saavad kätte medalid ja meened neiud. Kehakaal 37 kilogrammi autasustamist viib läbi Väike-Maarja vallavanem härra Indrek Keskküla. Ja kehakaalus kuni 37 kilogrammi võitis esikoha Joonette Visnapuu, Väike-Maarja. Teise koha saavutas Maarja Plaser, korrus 3 ning kolmanda koha Maret Kane, maadlusklubi Juhan. Aitäh! Kehakaal 44 kilogrammi. Autasustamisteremooniat viib läbi härra Valdo Randpere.
ja võitja kehakaalus kuni 44 kilogrammi on Heili Tiitus, maadlusklubi Juhan. Teise koha saavutas Poliina Sahno, spordiklubi Tapa ning kolmanda koha Triinuli Veiman, maadlusklubist Juhan. Aitäh! Kehakaal kuni 52 kilogrammi. Võitjaid audustab võistluste peakorraldaja härra Jüri Ilves. Ja võitja kehakaalus kuni 52 kilogrammi on Hele Tamm, spordiklubi Martna. Teise koha saavutas Jelisaveta Tsufpilo, spordiklubi Tapa ning kolmanda koha Teele Helena Palu, Viljandi Tulevik. Ja neidude absoluutkaal. Parimaid audustab võistluste peakohtunik, kindralleitnant härra Johannes Kert. Ja siin on võitja Liis Järvamägi, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Teise koha saavutas Erika Treimann, spordiklubi Rakvere ning kolmandad kohad võitsid Alina Aitipova, Kulbene ja Viktoria Vessop, Eesti Maaülikooli spordiklubi. Nii, aitäh! Ja noormehed, kehakaal 32 kilogrammi. Parimaid audustab Tartu Milli esindaja härra Urbo Vilibert. Ja võitjaid kehakaalus kuni 32 kilogrammi. Esimene koht Johan Kristjan Palusalu nimel spordiklubi. Teise koha saavutas Georg Lumila, spordiklubi Aaberg ning kolmandad kohad kuulusid Marko Poolakule, maadlusklubist Järva Matimehed ja Patrik Noolele, korrus 3. Nii, lugupeetud meie turniiri võitjad, medalivõitjad, olge hea,
koguneme palun teie kõik siia minust paremal pool korvpalli laua alla, ehk sinna ruumi, sinna külge, et saaksime teha lõpufoto meiest kõikidest medalivõitjatest, see on meie väike traditsioon. Olge head, medalivõitjad, palun! Kehakaal 35 kilogrammi ja selle kehakaalu võitjaid audustab Kaitseliidu järelevalve pealik härra Arvi Niglas. Ja siin on võitja Karmo Mõttus, Põlva Lapiti. Teise koha saavutas Robert Füterjan, spordiklubi Aaberg ning kolmanda koha Robin Lumila, samuti spordiklubi Aaberg esindaja. Tüdrukute maadluse medalivõitjad, olge hea, palun. Palun vabandust, esikoha võitjad, kõikide kehakaalude esikoha võitjad, palun koguneme, et teha üks lõpupilt, et see saab kaunistada meie järgmise aasta brošüüri. Kehakaal 38 kilogrammi. Võitjaid audustab Eesti Maadlusliidu peasekretär härra Anti Lepik. Ja siin on võitja Raimond Uibo, spordiklubi Leo. Teise koha saavutas Alans Karusins, spordiklubi Kulvene, Läti. Ning kolmandad kohad võitsid Marko Martin Tali, korrus 3 ja Ronald Hoss Rückenberg, maadlusklubi Järva Vatimehed. Kehakaal 42 kilogrammi. Võitjaid audustab maale esindaja proua Bianchi Mikovits. Ja võitjad kehakaalus 42 kilogrammi. Esikoht Hanno Käärik, Põlva Lapiti. Teine koht Kalle Laisarv, spordiklubi Tapa. Ning kolmandad kohad Markus Puugera, spordiklubi Tapa ja Olavi Laisarv, spordiklubi Tapa. Kehakaal 46 kilogrammi ja siin audustab võitjaid härra Indrek Keskküla. Ning võitja kehakaalus kuni 46 kilogrammi on Oleg Tšaban, spordiklubi Aaberg. Teise koha saavutas Miks Jensitis, Kulbene spordiklubi ning kolmanda koha Elmar Praks, maadlusklubi Järva Vatimehed.
kehakaal kuni 50 kilogrammi, võitjaid audustab härra Valdo Randpere. Ja võitja kehakaalus kuni 50 kilogrammi on Holger Toots, Väike-Maarja. Teise koha saavutas Janno Uusmaa, Maadusklubi Järva Matimehed ning kolmanda koha Hela Rokas, samuti Maadusklubiist Järva Matimehed. Kehakaal 54 kilogrammi ja võitjaid audustab härra Jüri Ilves. Võitja kehakaalus kuni 54 kilogrammi on Kaimar Asu, Viljandi Tulevik. Teise koha saavutas Silver Rump, spordiklubi Nipi ning kolmandad kohad võitsid Robin Paulberg, spordiklubi Leo ja Kristjan Lustus, Viljandi Tulevik. Kehakaal 58 kilogrammi ja võitjad audustab paljukordne Eesti meister vabamaadluses härra Neeme Jaanson. Ja võitja kehakaalus kuni 58 kilogrammi on Marek Kütt, spordiklubi Nipi. Teise koha saavutas Andres Pent, Väike-Maarja ning kolmandad kohad võitsid Villem Jamnes, Viljandi Tulevik ja Romel Seeman, Väike-Maarja. Kehakaal 63 kilogrammi. Võitjaid audustab härra Johannes Kert. Ja võitja kehakaalus kuni 63 kilogrammi on Kaimo Aljas, spordiklubi Nipi. Teise koha saavutas Siim Tinnuri, spordiklubi Rakvere ning kolmanda koha Markus Kriiskütt, Põlva Lapiti. Kehakaal 69 kilogrammi. Võitjaid audustab härra Valdo Randpere.
ja võitja kehakaalus kuni 69 kilogrammi on Jako Kivimägi spordiklubi Nippi. Teise koha võitis Ats Pajula spordiklubi Tapa. Kehakaal 76 kilogrammi ja võitjaid audustab proua Bianca Mikovits. Ja võitja kehakaalus kuni 76 kilogrammi on Randel Uibo spordiklubi Leo. Teise koha saavutas Harri Lutsius, Malmskovi Järva Matimehed. Ning kolmandad kohad võitsid Kevin Aas, Viljandi Tulevik ja Ludvig Kinsiga, Põlva Lapiti. Kehakaal 85 kilogrammi ja võitjad audustab härra Arvi Niglas. Võitja kehakaalus kuni 85 kilogrammi on Keijo Orgve, Malmskovi Järva Matimehed. Teise koha saavutas Roland Laibaik, Johannes Kotkase nimel spordiklubi ning kolmanda koha Georg Kovzarov, Malmskovi Aaberg. Ja noormeeste absoluutkaal. Absoluutkaalu võitjat audustab härra Johannes Kert. Ja võitja absoluutkaalus on Karl Leomar, Johannes Kotkase nimel spordiklubi. Ja enne kui annan sõna võistluste peakohtunikule, on meil üks väike võlg veel kahe võistluse ees. Kätelkäimises oli parim Sten Orav, Viljandi Tulevik.
ja mälumängus oli nii, et pärast pingelist punkti lugemist ja kohtunikukogu arutelu kuulutati võitjaks spordiklubi Nipi. Nipi esindaja. Võistkond on tubli vaimult ja jõult, aga julgust ei ole. Ja võistluste lõpusõnaks on siis au võistluste peakohtunikul härra Johannes Kärdil. Nii lugupeetud sportlased, lugupeetud võistluste organiseerijad, lugupeetud võistluste külalised. 6. Maalehe maadlusturniir hakkab lõppema. Selleks, et see turniir saaks olema hästi korraldatud, selleks tehti ettevalmistusi juhtis Maaspordikeskuse meeskond. Üks. Palju tänu võistluste kohtunikele, tänu kelle heale kvalifikatsioonile sai võistlus läbi viidud ilma protestideta, tänu kõikidele esindajatele ja treeneritele, et teie meeskonnad käitusid hästi distsiplineeritult, viisakalt ja võistluspaigas ei olnud midagi liigset. Maalehe maadlusturniirid jätkuvad. Järgmisel aastal ootame teid samale turniirile ja loodame, et valmistute ekstrakehalisteks katseteks. Maaspordikeskus annab välja ka igal aastal vastavad brošüürid, kus te saate jälgida siis oma kohtade, oma positsioonide arengut selle turniiri valguses. Sport on vajalik töö selleks, et inimene areneks. Loodan, et nii maadluses kui ka teistel spordialadel leiate omale aasta jooksul väljakutseid ja palju toredaid elamusi. Ma tahaksin veel kord tänada ka Kaitseväe orkestrit, kes meil on juba traditsiooniline külaline ja toob külakosti siis muusikaliselt, muutes meie võistluse pidulikumaks. Lugupeetud sportlased, lugupeetud võistluste külalised, võistluste korraldajad, sellega loen 6. Maalehe maadlusturniiri lõppenuks ja soovin kõikidele head turvalist koduteed. Siin on siiski veel üks asi korda ajada. Tahaksin Hans Ilvest kutsuda ette. Palju tänu, Hans. Palju tänu, Hans, selle töö eest, mida sa võistluste sekretärina teed. Toomas Tammik.
palju tänu selle töö eest, mida oled teinud, Toomas. Nii, Neeme Jaanson. Jaan Vares. Palju tänu, Jaan, selle töö eest, mida sa siin kohtunikuna teed. Indrek Keskküla. Maadlustreener Lembit Kalter. Nii, ja viimane tänukingitus Mati Sadamale. No nii, nüüd on kõik võlad tasa. Tänan väga. Nüüd palun võistluste võitjad siia reklaamplakatite ette ja me teeme ka ühise pildi, mida siis näete juba maalehes. Nii, valgete särkidega kohtunikud, palun ka kõik siia, meie abilised.